Oleme tõdenud, et kurvis mõjub autole tsentrifugaaljõud, mis on sõltuv sõidukiirusest. Kontrollime auto välimist esirehvi. Järsu pöörde ajal rehv deformeerub, aga hea haarde tõttu säilitab juhitavuse. Talvel on haardumist vähe. Kurvis põhjustab liiga suur kiirus vältimatult esirehvide libisemise. Kui esirehvi haardumine kaob, siis ratas ei allu enam juhtimisele. Gaasi vajutades kanname mootori jõu üle vedavatele esiratastele. Haardumine kaob ja algab libisemine. Normaalsetes tingimustes on esirehvide haardumine alati piisav pööramiseks. Aga kui gaasi vajutatakse liiga tugevalt, kaob vedavate esirataste haardumine mootori suure jõu tõttu. Auto hakkab vaatamata pööramisele vastu punnima. Väikese kiirusega sõites on esirehvide haardumine pööramiseks alati piisav. Otsustav viga tehakse vajutades liigselt gaasipedaali. Gaasipedaal hoitakse põhjas. Esirehvide haardumine ei taastu. Haardumise kadumise hetkel kaotab rehv ka külghaarde. Tagaveoga autol tekitab vedavate rataste haarde kadumine kurvis külglibisemise väliskurvi suunas. Aeglustatud pildis näeme, kuidas sama nähtus tekib ka vedavale esirattale. Nüüd hakatakse gaasi tugevalt vajutama. Ratta haardumine kaob. Auto ei allu juhtimisele nii kaua, kui gaasi vajutatakse. Gaas lahti ja sidur alla. Mootori jõud kaob rattast. Libisemine lõpeb ja haardumine taastub. Gaas lahti ja sidur alla. Kordame veel kord. Gaas üles ja sidur alla. Esiratas on juhitav ainult siis, kui ta pöörleb vastavalt sõidukiirusele. Mootori jõud siirdub esirattasse gaasipedaali vajutamisega.
Rehv hakkab tühjalt pöörlema, haardumine kaob ja sellega kaob juhitavus. Gaas üles, sidur põhja. Lebisemine peatub ja juhitavus taastub. Lumisel ja jäisel teel on haarduvus nõrk, seepärast ei saa gaasi andmisega suunata vedavatele esiratastele liiga suurt jõudu. Rattad peavad pöörlema vabalt, vastavas sõidukiirusega, siis on rehvi haarduvus küllaldane.